Tere! Tere! Täna oleme meie külas. Meil ei olda külas, täna oleme külas Kaitseväe juhatajal. Kindralleitnant Martin Heremil. Tere veel kord! Mina mäletan Martinit eelmisest sajandist. Oli vast aasta 1997 Kuperjanovi pataljonis. Meil oli brigaadi staabiõppus ja siis tuli üks noor ohvitser minuga seletama kaardi peal midagi. Siis ma ütlesin Laane otsale, et sellest poisist saab asja, et ta areneb ja näed, nüüd ta on siin Kaitseväe juhataja. Mina arvan, et see aeg, kui mind Kuperjanovis suurte meeste kaardi juurde lasti, võis see olla 98. Võib-olla. Aga midagi taolist, jah? Nii, me olime siin septembri lõpus olid kõrgemate riigikaitsekursustel sinu esinemine, kus sa viskasid välja sellise idee, et ajateenistust tuleks pikendada. See on tekitanud väga palju küsimusi, et mis põhjusel on vaja pikendada, kuidas seda tuleb pikendada ja nii edasi. Oskad sa rääkida sellest nii kui rohkem? Jaa, ma tegin selle jaoks ühe skeemi ka siia, aga see ajateenistuse pikendamine on üks võimalus ja selleks, et hoida teatud võimekusi alalises lahinguvalmiduses. Mul on siin joonistatud põhimõtteliselt ajateenistuse tsükkel, mis algab meil üldjuhul juulist peale, teeb ringi ja saab juunis läbi. Nüüd juulist enam jaanuarini meil sõdurid õpivad. Sõduri baaskursus, seersandi-kursus, autojuhikursus, eriala, kõik muu. Ja kuskil jaanuarist me võiks öelda, et üksused hakkavad saavutama mingisugust lahinguvalmidust. Nad võiksid selles erialas minna sõtta. Ja mida edasi, seda rohkem. Nii et aasta teises pooles juulist detsembrini meil lahinguvalmiduses manööverüksustest on sõjaväepolitsei, Scouts-pataljon, IFP lahingugrupp, erioperatsioonide väejuhatus. Meil on tegelikult kõik tegevväelased alalises lahinguvalmiduses valmis formeerima üksuseid ja tõstma luurekeskus, merevägi, õhuvägi, aga peamiselt siin toimub õpe ja lahinguvalmidus seisneb väga väheste üksuste põhjal ja siis reservväelaste põhjal. Kui me teeme uusi võimeid, kas siis küsimus on, ja me hakkame uusi võimeid ka, nagu näiteks K9, iseliikkuv suurtükk, mitmikraketi ehitada Aimars, varitsev õhuründemoon, keskmaa õhutõrje, kõik sellised asjad. Need on sellised pikamaa võimekused, mida me võiksime aasta ringi hoida. Aga kuna me toodame seda enamasti reservväelastest ja mingi osa tegevväelasi on ka, siis tänase seisuga meil siia vahesse oleks võimalus ainult palgata rohkem inimesi. See ei tundu mõistlik sellepärast, et me ju reservväelasi toodame ka, et me kõiki relvasüsteemi ei hoiaks siin kogu aeg valmis, vaid näiteks kolmandikku või veerandit. Et kui palju me siis tahame neid tegevväelasi selle peale opereerima panna. Nüüd üks võimalus, veel korra, see ei ole mitte odav, on võtta 2 korda aastas. Et kui siin toimub õpe mööda seda musta joont ja siin on lahinguvalmidus, siis näiteks õhutõrje, pikamaa suurtükid, võib-olla veel mingid asjad, merevägi, oleksid siin lahinguvalmiduses kuni järgmise aasta juulini, kui uued, kes tulid seal kuskil jaanuaris, õpivad välja ja jätkavad nemad lahinguvalmidust. Ja niimoodi oleks meil aasta ringi iga kell võtta 3 keskmaa õhutõrjesüsteemi, meremiinid, laevutõrjeraketid ja nii edasi. Aasta ringi ja mitte ainult siis ajateenijate baasil, vaid see on segamini teatud kohad täidetud tegevväelastega, teatud ajateenijatega. Ja see on just nimelt tänases julgeoleku keskkonnas. Nüüd see ei kehtiks mitte kõigile 3500 või 4000 ajateenijatele, vaid nendele, kes selle eriala peale enne teenistuse algust välja valitakse. Ja nad peaksid teenima just nimelt 12 kuud, mitte 11, sest muidu meil tekiks iga aasta lõpus selline mitmenädalane tühimik ja väike ülekate võiks olla. Ja ma olen lihtsalt pannud mõningad numbrid, milles võiksid või kui palju need ajateenijad võiks olla. Näiteks keskmaa õhutõrjes me võtaks 2 korda aastas 30 ajateenijat, kellega koos siis tegevväelastega me suudaksime mehitada mingi hulga keskmaa õhutõrjesüsteeme, nii et kui me peame mingil hetkel tõstma lahinguvalmidust kõrgemale, siis Eesti on mingis osas juba kaetud. Nad saavad toetada seda formeerimist täpselt samamoodi merel ja pikamaa suurtükiväega.
Mereväes on natukese rohkem vaja, kuna me nüüd suurendame oma laevastikku ka, kuna piirivalvega lähevad asjad kokku, siis mereväes me võtaks rohkem, näiteks 150 tuled ehk siis suurtükid, võib-olla ka varitsev õhurundemoon võtaks iga aasta 20 ja 20. Ja nüüd on küsimus, kas me tahame ka mingit täiendavat juhtimispunktide võimekust hoida, mingeid manööverüksusi veel. Ja põhimõtteliselt küsimused ongi, kas me hakkame jaanuaris võtma rohkem, sest täna jaanuaris me võtame mõningaid erialasid, aga me üldjuhul ei tooda sõjaaja üksuseid. Et see ei lähe see jaanuarikutsel arvesse. Kas me teeme 12 kuud või me jätkame 11 kuuga ja jätame siin need augud sisse, kui suur see ajateenijate arv on. Mina pakun välja, et iga aasta võtta seal kuskil suurusjärgus 500 ajateenijat ja sellest oleks meil küll, nii et enamus ajateenijaid jätkaks oma 8 või 11 kuud. Ja lõpuks siis, mis need võimed on ja kuidas me ka motiveerime neid 12. kuuks jäävad ajateenijad. Kas me ütleme lihtsalt, nagu täna seaduses ette on nähtud, 12 kuud, see on lihtsalt ministri määrus, mis ütleb, et me teeme 11 või 8. Ja me ei maksa midagi rohkem neile mingit tasu või mingit. Praegult me lõpetame 11. kuust ära. Kui me teeme 12 kuud, mul ei ole praegult väga head aru saama, kuidas motiveerida neid, et siin on riigil vaja mingisugune otsus võtta. Kui me läheme üldse ajateenijate teed, kui me ei lähe, siis me peame seda kõike valmidust hoidma tegevväelastega. Ja see ei ole kallis, see ei ole oluliselt kallis. See ei tooda reservi. See ei tooda reservi, just. Ja reservi me hakkaksime tootma niikuinii, et siis on nagu meelet ülekat. Reservkolonel Jaski vist oli siin kuu või midagi taolist tagasi ERR-is rääkis, et tema arvates peaks olema ajateenistuse pikkus 6 kuud ja peale seda peaks olema üle ajateenistus edasi. Ja põhimõtteliselt siis me jõuame jälle sinna olukorda, kus me reservi ei tooda. Et ta just mõtles seda, kui sa nüüd eelmise joonise peale tagasi tuled, et ajateenistus üksnes selles tsüklis ja siis üle ajateenijate peale kõik mingi spetsiifiline või eriala väljaõppe. No see on ka võimalus, aga see ei päästa meid aastaringi lahinguvalmiduse hoidmisest kuidagi moodi. Ma arvan, et olete teinud kõik arvestused ära, et mis üks või teine variant maksab ja mis ühe või teise variandi plussid ja miinused on. No mingisugused arvutused oleme teinud, aga ma ütlen, ajateenija selles suhtes ei ole kuidagi moodi odav tööjõud. Täna ta saab 115 kuni 200 euri ainult kuus toetust, aga teda toita, majutada, mitmesugused muud kulud ikkagi selle juures on, mis sul tegevväelase puhul ei ole. Ja argument oligi see, et kasarmu hinda hoiame kokku, et need kulud kaoksid ära ja nii edasi. Meil 12 kuud oli alguses. Ja siis, kui nüüd ma neid asju õieti mäletan, siis põhiprobleem oligi see, et ajateenijatega ei tegeletud. Käisid valves, tegid seal mingid töid, nii edasi, oli päris palju pahandust sellega, et ei olnud instruktoreid ja siis sellest tulenes ajateenistuse aja muutmine. Ja seal oli veel juttu sellest, et siis tegevväelased said ka aastas sellise kuuajalise augu, mille on oma puhkused ära puhata ja kõik muu. Viimased 10 aastat seda probleemi tegelikult ei ole, meil on aasta ringi mingisugune lahinguvalmidus kogu aeg. Aga selle moljutamise juurde ma tahaks korra tulla. Sellel on mitu selgitust, et kui ajateenija siin alustab, siis ainuks hommikul riidesse panekuga läheb väga palju aega, 5 minutiga vaata, et ei saagi. Selle koha peal ta paneb minutiga ennast riidesse juba. Ja niimoodi on kõige muude asjadega, sööklas käimisega, ma ei tea, WC või ülema üles leidmisega, ükskõik. Järsku tekib vilumus ja sul jääb minuteid üle, mis tähendab seda, et tekib justkui moljutamine. Nüüd oluline on ka see, et kui me siin keskendume 1000 üksikule sõdurile, ühe võitle väljaõpetamisel, siis mida rohkem siin me õpetame ühte inimest, kes juhib 1000. Ja kui siin vahepeal ülemad ja A-ülemad ja kõik teised ei ole piisavalt palju õpet saanud, et nad selles lõigus suudaksid oma alluvaid õpetada ja nendele mingid väljakutset pakkuda, siis siin ongi niimoodi, et pataljonil õpib ja kõik ülejäänud vahivad suu ammul ja ootavad. Ja see on selline koht, kus meil on väga palju, ma arvan, tööd ära vaja teha. Praeguses süsteemis on see, et seersandid hakkavad nagu varem pihta. Seersandid hakkavad pihta siin. Ja tulevad siis põhimõtteliselt juba jaoülemateks peale. Ja reakoosseis tuleb siin ja siis nad jaanuaris saavad kõik kokku ja siin nad jätkavad nagu üksus edasi.
ja kuidas see seersantide valik on, et kõik hakkavad koos, et kas on mingi testimine praegu paika pandud? KRA testib nad ennem ja selle järgi valitakse välja, kas 11 kuuks alustavad siin või 8 kuuks alustavad siin ja me valime siis ühtemoodi välja nii, ütleme niimoodi, sidemehed või sideoperaatorid, jaolemad ja autojuhid. Ja need valitakse välja ja nemad teenivad kõik 11 kuud, siis sõduri baaskursus, see on see eriala, seersant, side või autojuht ja siin on siis, siin nad juba saavad kokku tähendab. Kui optimistlik sa oled, et see nagu poliitikute puhul läbi võib minna? Sõltub sellest, kui suurest arvust ajateenetest me räägime ja kas poliitikud tahavad tänases julgeolekukeskkonnas näha teatud võimeid alalises valmiduses. Ja või tahavad nad näha, et neid ei ole üldse või? Või tahavad, et see kõik oleks odavam. Jah, kõige kallim element selles võimes ongi tegelikult inimene. Kõige keerulisem ka. Kõige keerulisem ka, nii et sellest peaks nagu pihta hakkama. Aga noh, loodame, et siis asjad lähevad edasi ajateenistusega. Aga üks asi veel, et see on alles mõte, seda ei ole keegi veel kinnitanud, nii et kõik ajateenijad... Aga kas me siin olemegi, et me nagu üritaks seda tutvustada? Et teine teema, millest oleks tahtnud rääkida, oli see vist oli paar nädalat tagasi, kui te olite Kaitseliidu ülemaga kahekesi, olite eeteris ja rääkisite reservväelastest, neist, kes ei ole kuskile üksustesse veel määratud, kuskil ulguvad ringi ilma peal või Eestis ja et nendega nüüd juhtub selline asi, et need määratakse ära. Neil on praegu võimalus kuni novembri lõpuni oma elukoha järgses Kaitseliidu malevas ennast registreerida ja peale novembrit siis määratakse paberi peal ja siis tohib sattuda ükstapuha kus kohta. Noh, mina inimesena ma nagu mõtleks ja kaitseliitlasena, et ma mõtleks, et oleks väga kasulik ju teha see novembris ära, et siis ma olen kodu lähedal, mul on seal kindlasti tuttavad sõbrad. Kuidas sellega nüüd arenenud on? Kas kui palju siis on inimesi, kes on sellest ettepanekust või initsiatiivist nagu kinni hakanud ja ennast juba kirja pannud? Ja kõigepealt me oleme otsustanud suurendada maakaitset ja tegelikult, kui me räägime Eestis, siis ida pool tegelikult rohkem, lääne pool vähem, mis tähendab seda, et meil elanikkond jaguneb hoopis vastupidiselt, et tõenäoliselt kedagi ikkagi määratakse sinna, kus ta üldse kunagi elanud ei ole. Aga täna me oleme teinud ettepaneku, need, kes on vabatahtlikult, öelge ise, sest et võib-olla on Tallinnas mehi, kellel on midagi väga suurt seost Põlvaga, et ta tahabki seal sõdima hakata. Tallinnas on väga palju neid, kes kuskilt maalt on tulnud. Aga siis oleks just nimelt õige mees sinna määrata, muidu me äkki määrame ta kuskile Virumaale. Ja meie oleme praegult välja valinud üle 10 000 reservväelase, kes on siis pärast 76. aastat sündinud, Eestis ajateenistuse läbinud, põhimõtteliselt jalaväelase oskused on. Aga ootame praegu, kuni vabatahtlikud ennast annavad üles, et me saaksime nad ära määrata nende malevate juurde, kuhu nad pärast ka jäävad rühmade kaup. Ega me neid sealt kuskil enam ära liigutada ei taha. Tänase seisuga vabatahtlike arv läheneb 900-le. Need, kes on juba registreerinud? Need, kes on ennast registreerinud, on öelnud, ma tahan kuuluda sinna piirkonda. See tähendab seda, et nendest ei saa kaitseliitlased, aga nad hakkavad Kaitseliidu poolt ettevalmistatud struktuuris jalaväelastena, võib-olla hiljem ka mõne teise eriala esindajana tegutsema. Kas on ka selliseid, kes on nagu Kaitseliitu astunud? Jaa, 150 inimest on seeläbi nüüd tundnud huvi samades kanalites, kuidas Kaitseliitu saab astuda. Kas me võiksime üles kutsuda, et astuge nüüd Kaitseliitu? Ma olen algusest peale öelnud, et selle asemel, et ennast vabatahtlikuna maakaitsesse üles anda, võiks kohe Kaitseliitu astuda, aga mingil põhjusel kõik ei ole tahtnud. Kas nad siis ei taha ennast rahu ajal nii väga siduda kõigega, mis Kaitseliit teeb? See on juba ise asi. Minu jaoks on oluline, et mida rohkem seda vaba tahet sõja ja koosseisuses on, seda parem. Muidugi. Nii et praegult esimese nädalaga läks üks hoogsalt. Nüüd ma loodan, et pärast seda, kui inimesed seda meie kohtumist siin näevad, hoogele kasvab. Nii et sellega on kõik hästi. Aga lõpuks me määrame siis kas 9000 või 8000, palju need üle jääb. Määrame nii nagu teistes üksustes. Ma loodan, et alla 1000.
ja siis me alustame nendega väljaõpet järgmise aasta teises pooles ja see ei jää Kaitseliidu õlgadele. Ma olen öelnud seda ka, et me paneme seisma mõneks nädalaks Kaitseväe Akadeemia, erioperatsioonid, Scouts-pataljoni, sest juba ainuüksi laskmise läbiviimiseks on vaja teatud sertifikaati nii-öelda. Ja Kaitseliidus ei pruugi neid inimesi nii palju olla. Samamoodi varustumine, toitlustus, meditsiin, ühesõnaga kõik, mis Kaitseliidul tänase seisuga käiks üle jõu, tal on niikuinii oma peaaegu 10 000 liiget ka. Kõik, mis käib üle jõu, see tuleb Kaitseväest, sest kokkuvõttes on see kõik Kaitseväe sõja ja koosseis. Kaitseliidul on see kahtlemata suur väljakutse, aga me teeme seda kindla peale kõik koos. No sinu jutust läheb mulje, et asi läheb sellel teemal väga hästi praegu. Jaa, isikkoosseisuga on lihtne ja ma arvan, et väljaõppega me saame hakkama. Praegult mu küsimus on see, kas järgmise aasta keskpaigaks jõuab kohale kogu isikkoosseisu varustus, mida me hangime, mida me hakkasime hankima nüüd selle aasta keskpaigas. Ja ega see aastaga 10 000 inimese varustuse hankimine ei ole väga lihtne. Ei, ma tean, jah, eks ma olen nendega ka kunagi tegelenud ja planeerinud, et see on ka suur peavalu, aga inimestega on suurem peavalu. Sellega võib-olla on oluline veel see, et me nägime ka Ukrainas, et kui sul ennem territoriaalkaitses seal mingi piirkonna peal oli 1500 inimest, siis nädal ajaga oli 25 000 inimest. Ja me tahame seda ära hoida lihtsalt. Et me täna ei tee väga põhjalikku väljaõpet, aga need potentsiaalsed vabatahtlikud me organiseerime kõik ära ja ausalt öelda, kui mobilisatsiooni korras ka mõni välja ei tule, siis tuleb tõenäoliselt vabatahtlikke, kas vanemaid või ma ei tea, millised mehi ja summa summarum me jääme sinna samma, aga meil on üksused, struktuur on loodud, varustus on kuskil ladustatud, valmis välja andma, nii et selle sammu me teeme ära, mida ukrainlased tegid nii-öelda tule all.